Nii, vaatame ka veebidisaini natukene, siin on ka sihuke võimalus, aga see on nüüd tegelikult niimoodi, et see on pigem nagu prototüübi jaoks, et sa nagu ei saa seda nii. Kõik muu, noh, need ikoonid ka siin kahtlased. Aga nagu, mida sa saad siin ongi see, et sa saad vaadata, mis struktuuriga võiks teha. Ja boonusena, kui see pilt ise, see on väga hea, aga sa võid selle pildiga võtta ja siis paned oma asjandused siia peale uuesti kõik logo ja mis navigatsiooni asjad on ja need teenused ja üleskutse koos pealkirjaga. Kõik nagu töötaks, kus iganes sa teed seda WordPressis või sa küsidki temalt lihtsalt illustratsiooni ja ise mõtled välja, kuhu võiks panna mingi, siia poole võiks panna siis mingi suur pealkiri koos üleskutsega, kuhu see nüüd viib sind lehel, siin on navigatsiooni asjad, aga kui sul ei ole üldse disaini kogemust midagi, sul on raske hakata mõtlema, et noh, kuidas võiks siis kujundada, et väga hea, kus ta ise kujundab sinu eest praegu nagu siin, kuidas ma seda sain. Enne ma üldse küsisin temalt illustratsiooni, et mul oli mingi ettekujutus, et okei, võiks mingi matkamise teenus olla. Keegi, noh need, kes mägede otsas ronivad. Ja siis ma tegin niimoodi, et soojedas toonides kuskil matka ja mäe otsas tahtsin tõuks paremal poolel, ta pani vasakule, aga noh, ma saan seda nagu peegeldada või noh, teisele poole lükata ka, midagi juhtu. Ja siis ma ütlesin, et okei, pane ta nüüd, noh, tee nüüd avalehe esivaade sellega, et pane see üleskutse, pealkiri ja navigatsiooni tekstid, noh, need siin, ta pani siia alla need ka millegipärast, aga tegelikult võiks siin mingid teenused hoopis olla. Värvid ise on täitsa okei, isegi need värvid siin sobivad täitsa brändingule kaasa, et näed, ta andis kohe mulle brändingu värvid kokku, väga hea. Siin ma proovisin veel ühte illustratsiooni teha ja nüüd tahtsin jäätistest teha ja siin ma avastasin ühe asja, et väga hea on, kui sa ütled talle juurde, et pane ta läpaka ekraanile. Siis ta teeb teda kuidagi automaatselt paremaks võrreldes, kui ta on mingi, ma ei teagi, mis see on, mingi tahvelarvuti. Aga seda ma sain nüüd niimoodi, et ma lihtsalt ütlesingi, et tee avalehe disain. Ma võin selle ka siia panna UX UI siis. Ja need sõnad siit ma võtsin. Ma kirjutasin webdesign styles trends, et ta annaks mul ikka sel aastal trendid, et ise ei hakkaks midagi inetut tegema. Siin on kõik need märksõnad, no isegi AI on ka siin. Ja ma võtsingi selle valge ruumi siin, white space, minimaalne, bold, värvid, noh ma võib-olla siin natuke siin vastandlikuks minema, sest bold ei sobi pastelliga kokku. Bold on noh, siukene tume värv siukene, noh siuke pastelne, noh, hele. Ta võib-olla isegi ei võtnud kuuldele minu boldi, pani pastellset hoopis. Ja siis ma ütlesin, et võiks see dimensioon olla, et mahuks ikka siia ära kõik. Ma ütlesin, pane juurde üleskutse, pealkiri ja tooted, noh, tooted on siin siis. Ja et ta paneks läpaka peale ta. Ja päris hästi tegi, ütleks, et natukene on siin midagi töödelda taustal. Ja noh, need teksti peab nagu nii uuesti panema ise kuskil WordPressis, mida iganes. See ei pea ise hakkama neid siin lohistama, et seal ise automaatselt peaks andma need veebi ehitusplatvormid. Aga sa saad selle disaini situta ja fonti vaadata. Jah, nüüd ma ütlesin, et tee mulle nüüd telefoni rakenduse kujuleda. Panin uue dimensiooni, et mahuks ikka ära, aga ma tahtsin, et ta annaks ühe telefoni mulle, et andis 2 tükki. Et tundub, et temalt võib ka niimoodi isegi küsida järgmine kord teadlikult, et okei, anna mulle 2 vaadet hoopis, mitte 1. Jah, siin ma küsisin panga kohta nüüd. Panin selle stiili nüüd. Mul on siin see ruumiline ümmargust RTK plastiline. Jälle need siin ja. Ma tahtsin seekord siin oleks mingi 3D avatar pankur, kes naerataks. See on küll siin omaette disain, väga niche. Noh, teedki mingid teatud valdkonna jaoks, panedki kirja, mille jaoks see on. Ja kui sa tead, mis seal võiks olla, sa võid ka öelda, et siis sa nagu aitad kaasa temal pildi tegemisel, ütledki, et siin võiks näiteks inimene olla, kes tõstab raskust, noh, ei osa. Nüüd ma tahtsin teha midagi kasside varjupaiga seoses, et siin olekski vektorgraafikus tehtud avatarid, ta pani kõik kassid siia ja sa mõtlesin, et okei, et tegelikult noh, stiil on ise väga hea, aga võiks noh, ka kuidagi inimene siin olla, mõtlesin uuesti. Et siin on nüüd vektorgraafikus avatar inimesest, kes paitub kassi. Noh, ma siin ei pannud seda dimensiooni, igaks ta kuidagi lükkas kõik kokku.
aga muidu see disain, no see illustratsioon on päris tore siin. Ta võiks küll siit välja võtta ja päriselt kuskile kleipida. Ja võtta natuke inspiratsiooni, kuidas võiks ta, mis selle fondi tüübiga võib panna, kuidas seda siin navigatsiooni panna, mis stiilis ikoonid võiksid olla. Ja muidu sa võid temalt küsida ka ideid, kui sa ise ei tea, mida panna. Ma siin küsisin näiteks 10 mõtet, milliseid disaine võiks siis just panna. Siis ta ütles, mis ta ütles siin? Käsitsi joonistatud illustratsioonid ütles ka, sobiks. Mõtlesin ka, et okei, teeme siis. Kuna ma ütlesin, et ta võiks minimaalne olla, siis ta tegigi väga minimaalseks. Palusin uuesti, nüüd selles dimensioonis ikkagi, mahuks ikka ära siia. Jälle illustratsioon väga hea, aga see võiks suurem ikka olla, ei näe lugeda. Seda saab ise pärast teha, aga see värviskeem ja struktuuri ise on päris tore siin. Mõtlesin, et ta võiks ta telefoni rakenduse kujule viia. Siin on lihtsalt illustratsioon, mõtlesin, et võiks midagi veel olla. Mõtlesin, et see on logimisleht, ta hakkas minuga jutustama, mõtlesin, jah, palun tee siis see. Tegi, et siukses stiilis võiks panna need, mis kuhu hakati kirjutama, sisestama midagi, nupud ka. Et sa pead muidugi teha, milleks sa teed, et kas logimislehele, kontaktileht, makseleht, sätetele, mida iganes. Aga kui juba on paigas, mis stiilis võiks teha neid kastikesi, tekste, nuppe, siis ega see polegi vaja väga küsida temalt enam. Sul on juba teada. Kuidas võiks välja näha, et peamine visuaalid vast kõige vajalikumad. Ja siuksed peamised lehed siis, avaleht ja siin ma küsisin midagi ettevõtluse jaoks. Ja ma siin täpsustasin ka värve, et sa võid ka nii teha. Ütledki, mis värvid seal on, siin mõtlesin roheline, valge ja siukene sinine. Sinist ta isegi pannud, ma ei tea miks. Aga tahtsin, ta oleks hele, on hele väga. Vaatasin, et ta pani mingid taimed siia, mõtlesin, okei, väga tore, et teeme mingit illustratsiooni nüüd, kus ongi palju lihtsalt tavalise inimese koos taimedega siia. Ja siis ma võtsin selle käskulise siit, sest mulle meeldis see pilt, ma tahtsin mingit teist versiooni veel sellest, tegin nüüd siukse, kus on valge taust ka. Niisugused illustratsioonid on väga toreda tavalehele panna. Ja muidugi sa saad teha ka mingeid ikoone ju. Et kas teedki ikooni või mingit sümbolit, illustratsiooni, midagi näidata, mingit teenust, mida iganes. Aga siin ma küsisin pigem ikooni ja see on pigem nagu logo tegemine, et see sõltubki, mis stiili sa paned siia, et siin ma panin flat, lame siukene. Ja sätted, siis ma tahtsin sätteid näidata ja päev see ratta siia. Ja ma täpsustasin, et võiks olla siis sinise ringiga, valgelt taustal ja ta ise oleks ka valge. Ja flat ongi siuke, et nagu ikoonid ikka siukse hästi minimaalselt, et ei ole nii piirjooni ja siuksi ikka palju detaile, mida pole vaja. Tegelikult täitsa sõltub ka stiilist, mis on, aga siin näiteks ma proovisin mõelda nagu rohkem siuke nagu üldises mõttes. Ta kõige rohkem näeb ikka. Ja siin on kontakt. Siin on telefon, ma lisasin natuke siin juurde ja tahtsin katsetada palju UX, UI, minimaalne, vaatasin, mis ta teeb. Siin on GPS, juba hakkas muutuma siin, lisas mingit varju, hambung, chat, vestlus, siis. Siin on thumbs up, juba täitsa teises stiilis, ma ei tea miks. See on pigem jah, see ongi siukene, et katsetamise asja, et sa pead talle mitu korda paluma. Ta teeks uuesti. Võtadki mingi prompti siin, vaatab midagi ta tegi ja siis paned oma mingit sõna siia asemele. Värv võib ka muuta, muidugi ei pea olema sinine, võib olla, ma ei tea, punane. Ja kus settings, ma võtsin praegu inglise keelse ka, aga ma muudan ainult seda siin lihtsalt. Settings asemel panen, ma ei tea, mida ma võiks panna. Panin exit, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, väljumine. Võib-olla ta ei pruugi aru saada, mida ma mõtlen siin all, panin exit. See on rohkem siukene üldisem sõna. Okei, see näeb küll naljakas välja praegu. Palusin tal uuesti teha. Okei, päris huvitavaks tuleb. Mõtleb ise välja mingit ikoone siin. Aga jah, vaatama, vajutan näiteks seda siin. Saan lasta tal uuesti teha. Iga kuni ma rahul olen. Jah, miks sa mulle 2 tükki andsid nüüd? Ja ma saan siin tagasi liikuda. Ma arvan, see exit, see on täitsa vast kõige minimaalsem. Siin vahepeal jookseb kokku midagi, siis lihtsalt refresh teha, kui järsku ma ei tea, me ei näe ikoone. Aga jah, siin on mõned näited, mida iganes vaja on, et saad niimoodi teha erinevas stiilis.
aga üks hea trikk ongi, et kui sul on vaja nüüd tõesti järjepidevalt teha sarnases stiilis asju, siis proovid ka hästi-hästi detailselt praegu siia hästi palju märksõnu panna, et ta tõesti säilitaks seda, et siin näiteks sinine ring, ta teeb seda üsna täpselt, jah, valge taust, jah, mingi flat ikoon, jah, aga noh, üks väike probleem siin, et mõnel kohal paneb mingeid varjusid, siis järsku sihuke varju, hoopis siukene, et seda peaks ka täpsustama siis. aga üks asi, mida saab teha, et kui ta tõesti paneb millegipärast varjud, aga meil pole vaja, et saabki teda viia sinna nagu vektoriks, tõmmata teda. jah, ta paneb kogu aeg varjus, et saakski teha niimoodi, et panen ta vektoriks ja siis ma põhimõtteliselt selekteerin selle vale jupi, mida ma ei taha. panen talle vot selle värvi siin, mis ümberringi on. ta oleks ühte värvi siis. sest noh, seda rasterpilti on ju raske hakata värvima praegu. siis ma värvin teda, et siin hakkab mingid pikslid välja nägema. aga noh, sellest ma räägin seal boonusmaterjali, kuidas vektoriks tõmmatada. seda võib ka samamoodi käsitleda tegelikult. ta on ka tegelikult nagu logo omaette. ja siis ma võin üldse selle ringi sealt välja lõigata, jätan ka ainult need valged tükid siin ja siis ma võin need valged tükid teisse värvi viia. sest noh, siin Daliga on ka raske seda järjepidevat värvi hoida kogu aeg, siin on järsku tume, siin hele. ongi hea, kui teed ta vektoriks ja siis paned ühe kindla värvi talle ainult peale kogu lugu.